Tere hommikust! Täna on, mitmes täna on? 29. kui ma ei eksi juuli. Täna on reede ja meie suundume praegu Piritale, sest et ma lähen täna meie ettevõtte suvepäevadele ja me sõidame Naissaarele üheks ööks. Nii et võtan teid kaasa. Sõin just enda hommikusöögi siin autos ära, sest et hommikul läks kodus mega kiireks nagu alati. Joon veel enda kohvi ja poisid viskavad mind hetkel sinna ära ja siis sealt edasi juba lähme laeva peale. Me nüüd sõidame Naissaare poole, putidel on juba peotöö sees. Me tulime õnnega siia sisse sooja, sellepärast et väljas tegelikult on päris tuuline ja jahe. Ülla, et mere peal on tuuline. Aga ma juba veits kahetsen, et ma võtsin vist liiga vähe riideid kaasa, et vaata, mis saab. Mul on ainult see jope ja 2 pusa, nii et nendega peab kuidagi hakkama saama ja sooja sees hoidma. Aga peaasi, et ei tuleks vihma. Majutusse, villadesse. Pidu käib täiega juba. Täiega. Nii, me oleme oma majutuskohas, ma pean hästi kiirelt rääkima, sellepärast et siin muusika käib kogu aeg ja ma saan copyrighti, kui ma seda kasutan muidu, aga õnne läks vaatama meile majutusi. Nüüd me ootame ära selle, siis lähme enda tubadesse, vaatame need üle ja siis meil on lõuna ja siis hakkavad aktiviteedid, aga nüüd ma panen kiirelt kinni. See on meie tuba siis, valgus paistab aknast kehvasti, sellepärast on niisugune udune, aga jagame narri täna õnnega. Õnnele meeldib all magada, siis tamaga vall ja mina saan sissi üles ronida. Selline lihtne tuba ongi, et ega siin rohkem midagi ei olegi peale selle voodi. Ja siin on mingid teiste tood ja lõpus on WC, et selline lihtne elamine siin ongi. Ja nüüd me lähme kohe sööma. Vaatame, mis söögiks on ja siis meil hakkavad tegevused pihta. Tule istu! Sõime ära, panime sportlikud riided ja hakkavad mängud. No nii enam-vähem sonks paika. Kasutan uusi šampoone, mis ma sünnaks sain. Need teevad juuksed nii libedaks ja ilusaks ja pehmeks ja sirgeks, nagu näha on. Aga teistpidi ka pea pealt teevad mega silemeks ja pead ligi. Aga ei ole midagi. Aga nüüd lähme õue. Õnneks on päris selles mõttes normaalne ilm, et õnn hakkab riideid vahetama kindlasti. Et vihma ei saja. Natukene enne oli jahe mere peal ja vahepeal kui tuul on, siis võib-olla jahe, et mul enne oli jope seljas, aga nüüd kui me hakkame liigutama ka, siis ma usun, et on normaalne. Vähemalt ei saja. Nii et loodame, et saame sellise enam-vähem ilmaga enda suvepäevad lõpuni teha. Aga lähme õue. Üks pisike miinus veel, mis siin majutuses on, et kõik uksed on lahti ja mitte midagi lukku ei käi. Siin seispool nagu oleks küll lukk, aga mulle tundus, et see lukk ei lähe, et eks ole näha, kuidas öösel siin magamine on. Peame kõik siin kuidagi hakkama saama ja sõbralikult siis olema, et loodetavasti keegi kollitab öösel ei tule. Aga lähme õue. 1, 2, 3. Ei, Lennart! 2. Meil on siin aardejaht, käib täies voos. Saime endale super võidutiimi. Mina muidugi skoorisin õnnekesega ennast tiimi. Ja meil on siin veel mõned toredad onkid. Nii et
ja me siin orienteerume kuskil majade ja metsade ja asjade sees ja otsime vastuseid. Nii et võidu nimel käib mäng loomulikult. Kaart. Mis ma kirjutasin siia? Laevasõidu tähis. Nagu lubatud oli, siis võitsime selle mängu. Kuule, te olid istusite siin enam. Ei olnud kokku mäng, aga meie lubasime oma tiimiga, et meie võidame selle võistluse. Ja me tegime selle ära. Lähme nüüd mingile safarile. Selliste autodega. Me teeme asja. Teeme autos, ilgem lära käib, aga just mõtlesin prillid siia maha, aga õnneks see autojuht oli veel välja, et sai mu prillid tagasi, aga nüüd hoian neid turvaliselt sõitma enam ei kaluta kuskile. Nii et kohakame sõitma ja rappame ja õppame. See juba tegime, sa ei tea. Hakkasin üles minema tuletorni, aga ma ei tea, need trepid on nii ifid, et ma poole peal mõtlesin, et ma ikka ei tunne seda rõõmu sellest ülesminekust, nii et lähen alla tagasi. See on okei. Kui tunne rõõmu, ei pea minema. Aga teised läksid sinna kõrgele. Selles mõttes nagu muidu kõrgust ei karda, aga praegu ma vaatasin nüüd treppides mõndades kohtades oli näha, nagu augud on sees kuidagi. Vaatan, kas ma saan siit filmida neid treppe, siis saate võib-olla seda tunnet, mida ma mõtlen. Jõudsime just sellelt mingi ringsõidult safarilt mida iganes tagasi ja seal räigelt tolmas kogu aeg. Nii et ma võtsin kogu aeg seda seljas ja üritasin enda juukseid päästa selle kapuutsiga, sellega see oli mul täiesti kinni tõmmatud kogu aeg, et veits hoida tolmu eest, aga vahepeal ikka läks ilma igale poole ja tundsin, et nina ja käed ja kõik on kui tolmune. Ja nüüd ma siis puhastasin vetsus enda nägu, pesin siis nii palju kui võimalik oli. Ja see tuli, see puhtust tuli mu näo pealt. Nii et räigelt tolmune ja see jõupe ja kõik muu on ikkagi mega tolmune. Aga nüüd meil hakkab kohe õhtusöök, peale mida meil hakkab saun ja vaatame, mis tegevusi me veel teeme. Aga praeguseni meil on täiega ilmaga ei lopanud, vihma pole sadanud, mis on nagu tõeline ime. Ja muidu on tore, mõnus soe. Lähme õue. Jalutasime veits siia mere äärde. Ma mõtlesin, et siin on mingi mega ilus liivane rand, aga tegelikult kivi käib kui ja muud. Aga rand on ikka tere hommikust, mille laupäeva hommikas. Ja ma eile õhtul enam ei filminudki tegelikult mitte midagi, sellepärast, et seal läks see trann lahti. Mina väga pikalt üleval ei olnud, kuskil 11 aeg juba läksin magama. Aga eile õhtul ikkagi lõpus kella mingi 10 aeg tuli räiged padukat, nii et selles mõttes ilmaga meil sinnamaani vedas hästi, et see padukas tuli alles nii hilja õhtul, kui me istusime juba kõik enasti varju all. Aga nüüd on hommik, hommikusöök on meil läbi ja me lähme kohe vaatame, kus siin pidi olema mingi mega ilus rand. Jälle ilma on päris mõnus, aga ma näen, et mingid vihmapilved varsti tulevad, nii et peame kiirelt jalutama ära ja siis saame minna varsti sadamasse laeva ootama ja juba koju sõita.
hakkame liikuma sadama poole siit majutuskohast ära. Mõned lähevad autoga. Ma mõtlesin, et ma kõndin selle. Seal on 1,2 kilomeetrit ainult kõndida, nii et see on lühike maa tegelikult. Kell on juba 9 saanud, päev on jõudnud õhtusse, viimati filmisin vist laeva peal, kui olid väga suured lained. Aga vahepeal sai magatud, puhatud ja nüüd tulime vaatama lennukeid siia aia taha ja just üks maanduki ja ma tõmban selle video kokku. Suvepäevad olid toredad, natuke väsitavad. Aga tore oli tiimiga käia kõik koos ja teha ühiseid tegevusi. Loodan, et see video sulle meeldis. Kui meeldis, siis võid panna like'i, võid subscribe ida sellele kanalile ja näeme varsti juba uuel videol. Tšauki!